No nii, tere taas siin videosaatel edastamas oma tegemisi ja niisama eluolu, et midagi väga tiipi rääkima ei hakka. Aga siin nii nagu mõnedki võimalik on, et näinud mu videodest, siis ma olen enamasti rääkinud oma elust ja nende keerdkäikudest, siis täna mõtlesin, et teen täieliku teemavahetuse. Vahepeal siin on aega olnud pisut lugeda ja ennast harida ja ma arvangi, et kuna ma siin rääkisin lühivideotes mingitest elu põhivajadustest ja nende täitmisest, siis ongi nagu hea edasi minna, lihtsalt rääkida, mis huvitavad siia kupli vahele nagu on tekkinud, et kuna ma olin nagu väiksest peale siuke üsna aktiivne ja uudishimulik, siis mind köitsid väga erinevad religioonid ja kultuurid. Muidugi mul vähe on säilinud ja vähe olen nagu neid üles täheldanud, sest selle elu keerdkäikude tõttu on väga palju materjali lihtsalt ära visatud, hävinenud ja nii edasi. Aga praegu, mis mind nagu hakkas viimasel ajal ühe raamatu tõttu taas ennast kuskil siin iduseemnena peakuplis arenema, on erinevad vana ja tsivilisatsioonid ja siis ka maailma imed, mis nüüd on nagu, kui me mõtleme erinevate ajaarvamiste peale, siis me oleme 2026 nüüd ja enne seda oli ka vana maailm 2026 aastat tagasi. Siis vahetult, kui sealt tagasi minna, siis kõik, mis toimus sellel ajal, on enne Kristust. Ennast mind huvitasid muidugi väga vana ja maailma siis kultuurid ja säilinud mingid siis teadmised, võib öelda lühidalt. Aga see, mis praegu kõnetas mind, on nüüd, kui tulla kaasaega, siis nii naljakas kui see ka ei ole, 7 maailma imet. Eristatakse 7 maailma imet vanast ajast ja eristatakse 7 maailma imet uue maailma ajast, ehk siis nagu enne ja pärast Kristust nii-öelda siis meie ajaarvamise järgi. Ja 7 maailma imed, kaasaja maailma imed, mis need on ja kuidas need valiti. See valim osutus aastal 2006, kus pandi üles avalik list ja see siis valiti ja otsustati 2007. aastaks. Seal oli 15 erinevat suurehitist ja kultuuripärandit ning valiti sealt siis 7 kõige sellist erilisemat. Ja need 7 kaasaja maailma imet ongi siin. Ma olen veidi siin nagu slaididesse kogunenud piltide materjali ja mõtlesin, et lihtsalt nagu annan lühiülevaate, et ma tean, mis see, kes iganes saab ise ka uurida ja vaadata, aga lihtsalt see nagu juba mingil määral iseenda jaoks ja noh, mis iganes, kui keegi tahab ja saab nagu ise edasi uurida, et siin nagu esimene kaasaja maailma ime. Ilmselt kõik teavad seda, kus see asub, millega on tegemist. Tegemist siis siin Colossumiga, mis asub Itaalias, Rooma provintsis. Ja nagu näha, siis see on siuke väga huvitava kujuga. Tegemist on amfiteatriga ja selle mõõdud väidetavalt allikate põhjal on kõrgus üle 40 meetri ja siis ümbermõõt on sellise ovaalse kujuga.
on ka seal, kui ma ei eksi, 180 pluss natuke meetreid. nii et noh, 2 hektarit pindala. aga mis selle eriliseks teeb, on see, et seal toimusid näitemängud, seal toimusid võiduhobuste, kaarikute võidusõidud ja mis meile kõigile ilmselt teada on see, et seal olid sellised tegelased, kes võitlesid omavahel ja neid kutsuti gladiaatoriteks ehk amfiteatriga on tegemist, aga peeti ka siis gladiaatorite lahinguid. Seda ehitasid mingisugune 20 000 inimest. Nii, lähme siit edasi siis järgmise juurde. Teine maailma ime. Brasiilias Rio de Janeirol lunastaja Kristuse kuju. See on siuke ikka monoliitne püstak, võiks lausa öelda. Selle kõrgus on samuti siuke 40 meetrit ja tema kaal on 635 tonni raudbetooni. Selle kuju skulptuuri sees on sellised käigud, mida sees saab liikuda üles ja alla, et teha parendustöid, sest sinna väidetavalt on väga palju tabanud äike või siis piksenooli, mis on kohati seda suurt kultuuri pisut mõjutanud ja siis on see vajanud taastamist. aga endiselt on ta laiuv ja selle suure 235 miljonit inimeste rahva territooriumil selline väga, lausa võiks öelda, monumentaalne kujutis. Et see kuju siin tõenäoliselt pakub inimestele sellist sügavat rahulolu ja mõtteainet just usulises mõttes, et see elu seal Brasiilias nii suure populatsiooni juures tõenäoliselt ei ole ühiskonnakihtide ja kihistumise vahel nii lihtne, nagu me võib-olla pelgalt ja lihtsalt hakkame mõtlema. Liigume siit edasi. 3. maailma ime on Mehhiko aladel Yucatanis monumentaalne püstitis Chichén Itzá tempel. Nagu näha, siis on see sellise püramiidi kujuga, seal otsas ei ole mitte kolmnurk, vaid on selline kandiline moodustis, kus siis erinevad usumehed ja siis sellised tegelased, kes seal Maiade linnas seal hierarhiat ja korda pidades seal siukseid rituaale. Aga mis on selle püramiidi puhul oluline, on see, et selle tipus on see samune päikesetempel. Ja see päikesetempel väidetavalt on Tolteegi stiilis nii disainitud, et tema funktsioon oleks justkui nagu kalender, sest nendel päiksepaistelistel varjutustel, nagu nähagi, on see püramiidi astmetel ja siit üles viiva trepi osal siis mingi nurga alt näha justkui madu roomamas. Et see varjutus tekitas nendele astmetele ja trepile sellise voolava maa. Ja Maiade puhul üldse on huvitav, et nende aja arvamine on läbi käinud meedias vahetult, kui väga palju propageeriti ja mille ümber teadlased tegid sügavaid
uurimusi ja süvenesid sellesse maailma lõpu teooriasse. Et see maiade kalender lõppes seal 2012. aasta detsembril mingi kindla kuupäevaga. Mis veel on märkimisväärne on see, et sealsetel aladel on avastatud üle 200 püramiidtempli. See on vaieldamatult globaalses mõttes üks kõige asustatuim ala püramiididega. Isegi Egiptuses ega seal Aafrika ja Iraagi aladel ei ole leitud, siis Lähis-Ida aladel ei ole leitud nii palju templeid ja püramiide, nii et see kultuur tõenäoliselt on nii kaugele ulatuv, et maiad olid selle püramiidide ehituses väga suure mõjuga kindlasti. Nüüd, kui liigume edasi 4. maailma ime juurde, siis see on vist üks kõige tuntum kaasaja maailma ime. Tegemist on suure Hiina müüriga. Suur Hiina müür on niivõrd populaarne, et seda külastab maailmas kõige enam turiste. Ilmselt sellepärast, et see on atraktiivne Aasia riikidest ja sinna see tohutu turismilaine ei ole nii piiratud, kuigi teame ka meediast on käinud läbi, et sealsed Hiina ja Jaapani riigivõimu poliitika on üsna totalitaarne, kui mitte diktatuur, aga üldiselt inimest ja meediat ikka kontrollitakse palju tsensuuri ja sellise ligipääsetavusega. Mis seal tegelikult toimub, eks seda meie siin ainult lääne ühiskonnas väga nii täpselt ei oska rääkida. Selleks peab rohkem süvenema ja uurima seda, aga suure Hiina müüri puhul on see eripära, et tema pikkus on üle 8850 kilomeetri. Ja kui nüüd neid tükke veel kokku lugeda, kus ta on vahepeal ära katkenud, siis ta isegi mõndade infoallikate kohaselt on teadlaste poolt kindlaks tehtud, et ta on isegi üle 21 000 kilomeetri. Kujutad ette 21 000 kilomeetrit. Et see ei ole niisama siit Tallinnast või tähendab siit Tartust Tallinna ja vastupidi ka. Et see on ikka niivõrd müstika, et kuidas siuke asi üldse suudeti ehitada. Laius pidavat olema sellel ka seal 6 meetri laiune ja kõrgus isegi ulatub vahepeal 9 meetrini. Seal on veel vahitornid ja miks nende vahitornide tähtsus just sellel aja arvamisel oli väga oluline on see, et kuna sõjamehed pidasid seal palju lahinguid ja ennast tuli kaitsta vaenlaste rünnakute eest, siis see oli väga hea märguandepunkt, kus kohas süüdati tulesid sel hetkel, kui vaenlane ründab. Peamisteks vaenlasteks olidki tol ajal, kuna Mongoolia oli siuke väga tõusev ja sõjakas riik, siis Mongoli väed üritasid väga tihti vallutada Hiina alasid. Et nagu me siin teame, siis dünastiate ajastu oli väga perekondlike liinide teed pidi liikus ja siis oma riikluse ja oma võimu näitamiseks tõenäoliselt lastigi seda läbi ajaloo pidevalt uuendada, parendada. Ja lõpptulemus on see, et meie turistina läheme seda vaatama ja see ikka paneb ahhetama. Liigume siit sujuvalt Indiasse. See on vist üks kõige ilusamaid paleesid üldse, mis asub Indias, Taj Mahal. Pindala
22 hektarit, mis on samuti fantastiliselt ja isegi meie mõtleme, et ilus pilt ja palee, aga mis sellel ajal tegelikult toimus, siis see palee täidab ka funktsiooni hauakambrina ja miks see hauakambrite teema üldse on selle palee puhul kirgi kütnud, on see, et tolle aja valitsejad, nendel oli haaremid ja neil oli palju naisi ja siis see tempel sai armunud siis nii-öelda, kuna seal armunute eludes ikka tekib selliseid segadusi, siis valitseja oma armastuse näitamiseks ehitas selle templi naise jaoks, et tõestada talle oma armastust. Muidugi hiljem selle ilusa romantilise mõtte juures ikkagi maeti nad mõlemad sellesse templisse. Tõsiasi, et kuna siin teise maailmasõja ajal toimus palju õhuväerünnakuid, siis India rahvas oli sel ajal kaval, nad peitsid selle heinakuhjadega, et vaenlase lennu või õhuvägi ei suudaks seda paleed maha lammutada ja tabada. Nii osavalt maskeerisid selle ära, et see siia tänini palee säilib. Ja mis selle veel hämmastavaks teeb, on see, et selle palee ehitamiseks kasutati valget marmorit ja teda kaunistati dekoratiivselt sellise siis moslemite usundi eripära kalligraafia ja dekoratsioonide ja vääriskividega. See näitab, et kui tihedalt tegelikult käis maailma erinevate piirkondade vahel kaubavahetus. Siis järgmine 6. kaasaja maailma ime on Lähis-Ida piirkonnas Jordaanias asuv Petra kaljutempel. Ja seda iseloomustab viimati, kui mina veel filme vaatasin, siis Indiana Jonesi filmi mõned võtted ja kaadrid on sealt filmist pärit Püha Graali otsingutel ja siit. 7. ja ühtlasi viimane kaasaja maailma ime on taaskord mäeahelikul, mis on Peruus. Nimetatakse seda Machu Picchu. See on üks inkade linnrajatis, millest on säilinud enam kui 200 ehitist. Võite siin pildi peal näha, et see on arheoloogiliselt väga huvitavalt säilinud ja mis kindlasti see ei olnud juhuslik asukoht, sest seal mäeahelikus inkade linnas kasvatati üsna haruldasi taimi ja peeti loomi. Kahju küll tõdeda, aga sellel perioodil toimus väga palju ohverdamisi jumalatele. Ilmselt ka selle tõttu ongi need erinevad kultuurid mingis mõttes jäänud laiemale avalikkusele teadmata, kuna need olid ikka üsna võikad ja räiged tõenäoliselt. Nagu vastuvõetamatu on see, et kuna need taimed, mida seal väga palju tarbiti, üks nendest on kokapõõsas ja sealsetel inka rahvastel oli kombeks närida kokapuulehti. Ja eks see juba annab pelgalt iseenda eest juba mõista, et see pidi olema mingi üsna eriline taim nende jaoks. Ja siis, mis veel on täheldatud, on see, et tegelikult kui kultuurtaim jõudis meie Euroopa
tasanditele 16. sajanditel, siis inkad kasvatasid kartulit juba 4000 aastat tagasi. Sealt linnulennult Peruu areaali jääb Nazca piirkond, kus kohas siis Nazca platoole on välja joonistatud mitmeid erinevaid loomakujusid. Seda saab näha lennuki pealt. Ja need loomakujutised ei ole lihtsalt niisama mingisugused väiksed käkerdised, vaid näiteks seal kondori joonistus on 132 meetrit kõrge või pikk. Ja neid joonistati seal nende rahvaste poolt, võib ikka 2 käe sõrmedele kokku lugeda. Ja mis joonistuste eripära seal on huvitav, on miks peaks see tähelepanu köitma, on nende taevakaardile iseloomulik asetus. Ehk et siis, kui sellel ajal oli, äkki ongi, ma praegu jään natukene siinkohal nõutuks, ma ei tea, kas meil on 12 sodiaadimärki ja seal kas äkki võis isegi olla 12 erinevat joonistust. Ma ei ole kindel, võib-olla oli, aga seda, kui taevakaardiga seostatakse, siis see kindlasti mingi tähendus sellel asjal seal on. Aga need sealsed legendide kohaselt, need samad joonistused, mis seal Nazca piirkonnas on seotud kosmosega ja kosmose taevakaart siis omakorda välismaailmaga, nii et jääb veel siinkohal küsida, et mis tegelikult need rahvad endas tarkusi ja teadmisi veel saladuses hoiavad. Nii et olge kuuldel ja loodame, et saame siin edasi minna natukene lõbusama noodiga ja midagi veel vägevat teieni tuua.